tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna tulemärkidele. Et panen ajatemplid külge, et siis on mugav igal ühel oma tulemärgi juurde otse liikuda. Aga alustan jäärast ja iga tulemärgi puhul võtan 6 kaardipakki, et olen juba eelnevalt ette valmistanud. Ja vaatame siis jäärad, millised energiat praegu sind ümbritsevad. Et võtan ühe põhilise energia ja seda ümbritsevad teised energiad. Ja siis lõpus võtame ühe sellise kristalliingri kaardi ka, et äkki on kellegi sõnum just seal. Aga tegemist on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned. Ära proovi ennast vägisi sobitada. Et kui see sõnum ei ole sinu jaoks ja sa ei tunne ennast ära, siis ei ole. Aga vaatame. Võtame esimese sellise peamise energia. Ja seda siis hakkava vaatama seda ümbritsevaid energiaid jäärale. Nii. Narrikaart, no nullikaart, uue alguse kaart, uue seikluse kaart. Narr sobib igasse päeva. Minu jaoks alati narr sobib igasse eluhetke ja midagi uut. Iga päev on nagu uus, uus narr, uus võimalus midagi kogeda. Ja narr on energia, kus justkui jäära puhul, et ma olen avatud. Et mu süda on millegi osas väga avatud ja ma olen valmis selliseks uueks seikluseks. Et mis iganes siis, mida iganes see siis puudutab, et on see selline uus romantika, uus töö, mõni uus tegevus, et selline uue alguse energia, kus on entusiasmi ja optimismi ja selline usk, et kõik läheb hästi ja samas siin on alati narri puhul, kuna seal on ka selline teadmatus, et ma ei tea, mida see lõpptulemus näiteks toob kaasa, aga selline spontaansus. See on hea energia unistuste täideviimiseks, et selline mine vooluga kaasa ja mul on selline nagu ma usaldan oma instinkte. Et siin tundub, et on keegi selline kaaslane ka, et just kui ma ei ole sellel teel üksinda, aga see on soov millegi enama jaoks, et narr alati millegi osas selline võimalus, et see on vahel ka selline sisemise lapse energia, et midagi kutsub meid millegi poole. Et jaa, aga et selle kaardi energia kutsub alati, et on aeg hästi optimistlikult ja entusiastlikult astuda samm millegi poole. Et selline kutse kõigeks olen valmis, võtan vastu, teen ära, võib-olla eelnevalt isegi ma väga ei mõtle läbi, mis see toob. Selline seiklusjanu, lihtsalt vaatan, mis tuleb ja naudin. Ja tean, et võib-olla kukun, aga saan vähemalt. Minu jaoks on alati narri puhul, et jah, ma ei tea, mis see toob. Aga ma saan mingisuguse kogemuse ja pärast ma ju tean, olen kogemuse võrra rikkam. Aga vaatame, võtame siia ettepoole. Ühe energia. Sauade 6, väga võidukas energia, väga tuline energia, seltskonnas viibimise energia, inimestega ümbritsetud, ma väljun võitjana, ma väljun lahingust võitjana energia, kiitused, tunnustused, justkui valmisolek ka tähelepanu keskpunktis olema. Vahest selline, võtan liidri juhtimise millegi üle. Et muidu need mingid asjad ei saa tehtud, kui ma ise neid ei juhi. Et juhin võib-olla ka teisi inimesi, vähemalt selline suund või soov on siin. Et kuidagi ma olen edu väärt, ma olen tähelepanu väärt, on selline energia. Vahel on selline tunne, et midagi, mille kallal oled tublisti tööd teinud, toob selle lõpuks edu. Sest siin on võib-olla ka osadel juhtudel sellist konkurentsi eelnevalt, sest sauade 5 on ju enne seda. Aga see on selline aeg tähistada ja see energia ütleb, et ma olen väärt seda. Ja ma ise tean ka, et pärast pingutust ma olen väärt ja ma naudin seda selline, nagu
valmisolek ka särada ja võtta ja aktsepteerida tunnustust ja kiitust ja sest ma olengi seda väärt. Aga see on alati energia, mis kutsub ka jagama nagu teistega enda teadmisi, oskuseid, et millegi üle, et sellepärast mulle tekib alati valmisolek võtta ka see juhtimise millegi üle või ma juhingi midagi teiste üle, et siin on väga hea suhtlemine kindlasti ja selline energia, kus teeme ära, saame hakkama, teeme ära. Ei jää käed rüppes istuma, vaid tegutsen, naudin ja kui tunnustatakse, siis võtan tänuga selle tunnustuse ja kiituse teiste poolt ka vastu. Tähelepanu, energia, võidukus, edukus. Nii, vaatame siia teadlikkuse poole ülesse ka. Nii, no just, mis ma just ütlesin, et enne seda on sauade 5. Siin on sauade 5. No sauade 5 on väga kirglik energia. Et siin on jääradel on palju särtsu. Sauade 5 võib näidata, nagu ma ütlesin, konkurentsi. See võib näidata ka sellist meeskonnatööd, mis alati ei suju, sest võib olla, et kõik ei ole, kuigi eesmärk peaks olema üks, siis kõik justkui ei tegutse ühise eesmärgi nimel, et vahest siin tulevad sellised, natuke selline draamaenergia. Draamad, egod, sellised egode kokkupõrked, et sellised tühjast tähjast, et sauade 5 puhul on selline tunne, et väike konkurents on hea, et sunnib pingutama, aga siin võib olla kellegi millegi osas ka nagu keerulisem. Aga võidukus on siin, et ma tulen toime, et see on see väljum võitjana. Et isegi kui läheb selliseks tuliseks, et draamaenergia on see minu jaoks alati ja egod ja selline tuline energia, siis justkui jäär suudab seal väljuda, võitjana väljuda, et kuidagi ma saan selles olukorras väga hästi hakkama. Et ma suudan võib-olla panna, sauade puhul alati ma suudan väljendada ennast nii, et teised kuulavad. Siin on selline karismaenergia, kus ma juba oma olekuga suudan teisi panna ennast kuulama, motiveerin väga selline. Aga siin on konkurents kindlasti. See tähendab, et asjad ei pruugi tulla nii lihtsalt, et see vajab pingutust, see vajab võib-olla kellegi veenmist, et sellised energiad, et see ei tähenda, et lihtsalt midagi antakse, vaid aga ma saan hakkama. Isegi kui läheb tuliseks, siis jäär saab hakkama, selline enesekindlus on siin. See on väga hea, et siin on minu enda ego, ütleb, enesekindlus on, et sauade 6 näitab, et see enesekindlus ja tegutsemine toob ka tulemuse. Nii, võtame ühe energia siia narri allapoole ka. Mõõkade poiss ka uue energia, selline õppimise energia, teadmiste vajaduse energia. No minu jaoks see detektiivikaart, see on energia, kus ma soovin millegi või kellegi kohta rohkem teadmisi või ma vajan vähemalt neid teadmisi, siis mõõkade poiss on väga selline vastuste otsija, uurija, millega osas mul ei ole veel kogu infot. Mõõkade poisi osas ma ei pruugi veel kõike teada, aga seal on põnevust. Uute alguste põnevust ja janu millegi uue järgi. Ma tahan teada selle kohta ja nagu selline tunne, et ma otsin millegi osas näiteks vastust või tahan kellegi kohta saada mingisugust infot. Vahel mõõkade poisi puhul ongi see oht, et ära kõike kohe, mis sa esimesena kellelgi näiteks kuuled või esimese info, millelt sa saad, siis nagu justkui otsi kinnitus sellele. Et mõõkade poisi puhul ei ole see info veel täis küps info, vaid ma alles kogun seda. Et selline õppetundide energia, kus ma õpin, kus kutsutakse nagu
sõnadelt liikuma ka tegudele. Siin on uus algus, mille kohta ma peaksin natukene, kui on mingisugused võimalused, uued soovid, et ma pean selle kohta ka pisut infot koguma. Vahel on see energia, kus öeldakse, et jälgib, et kas keegi jälgib mind, no näiteks läbi sotsiaalmeedia, läbi sõprade, tuttavate või mina kedagi, ma tahaks kellegi kohta midagi teada või millegi kohta, võib ka olla millegi kohta, otsin infot ja siin narri puhul ongi, et see on midagi uut ja värsket ja ma peaksin pisut seda infot koguma veel, et rohkem teada sellest. Mõõkade poiss võib ka, et ma ootan mingisugust sõnumit, ma ootan, et näiteks keegi, ma ei tea, helistaks, keegi kirjutaks mulle, et kuidagi käivitada mingi uus algus, et siin võib ka tulla sõnum, et see on ka sõnumite kaart, poisid on sõnumite kaardid, aga siin võib see suhtlemise energia mõõkade puhul. Nii, vaatame siia ühe kaarti juurde veel jääredele. Müntide kuus. Müntide kuus on hästi suuremeelne energia, andmise, jagamise, toetamise energia ja tänulikkuse energia. Et kui on keegi, kes vajab minu abi, siis võib-olla see on ka materiaalne, võib-olla, et ma aitan kedagi materiaalselt või kuidagi toetan, et justkui kas on keegi vajab minu abi ja ma annan, kui mul on, siis ma aitan. Või siis, kui on vastupidi, et mina vajan abi, siis siin on neid, kes toetavad. Müntide kuus on hästi võrdne ja tasakaalus kaart. Et ma pean mõtlema, kuhu ma annan, kellele ma annan, palju ma annan ka endast või siis jah, et materiaalselt. Aga see on hästi selline, siin on alati hea tegevus ja ma ei ootagi väga vastu, sest mul on, siis ma aitan. Et selline energia ja vastupidi samamoodi, et energiat liiguvad kahte pidi, just kui see võib ka näidata, et kui mina vajan, siis kuskil on keegi, kes aitab ja ei ootagi sealt suurt vastuteenet. Et see on toetamise energia. Lepingute, et kui midagi uut, mille kohta ma peaksin teadma, võib-olla on ka konkurentsi. Siin on väga hea minu jaoks alati tasakaalus leping. Et just kui nii palju, kui ma annan, nii palju ma saan ka võrdne kohtlemine, võrdne leping, tasakaalus on midagi. Aga ja kaalutakse, mõeldakse, kuhu anda, sest andmise rõõm on kõige suurem rõõm. Et tõesti, et see on jah, selline energia, kus toetatakse ja jagatakse. Ja või siis väljendatakse ka oma tänu ja tänulikkust sellele, kes toetab ja aitab, aga väga hea tasakaalus energia on siin. Väga ilusad kaardid on jääral, et tuleb toime ka selliste konfliktsemate, tulisemate olukordadega, midagi uut ja põnevat ja edu on siin kindlasti ja võrdsus, et kuued on mängus, see tähendab ikkagi selliseid väliseid mõjutajaid ja selliseid muutuseid, aga kuhu on kaasatud teised või siis abi leidmine on ju, et sellised alati on kuidagi ümbritsetud. Teised ümbritsevad nendes olukordades mind, et mitte nagu üksi. Et siin on selliste on teisi inimesi minu ümber, kes kuidagi mõjutavad seda olukorda. Aga võtame siis ühe kristalli ingli kaardi ka. Vaatame, äkki mõne jäära sõnum on just siin. Et ma lihtsalt loen, mis siia on kirjutatud. Igaüks teeb ise omad järeldused. Nii. Jäärale palun. Nii. Kuukivi energia. See näitab suurenenud intuitsiooni. Ole teadlik oma siseinfost, sest see on usaldusväärne. No narr on väga usaldan, et mu süda on avatud ja ma olen valmis uueks seikluseks ja just kui ma tunnen, et miski mind kutsub, miski mind kõnetab, siis ma võin enda sisetunnet usaldada. Nii jäärad, sellised sõnumid teile, aitäh, et kuulasid. Nii. Paneme jäärade kaardid kõrvale. Nii, jätkame lõvidega. Nii lõvid, aga vaatame, milliseid energiaid siis kaardid lõvidele seekord näitavad. Et võtan ühe peamise energia ja seda ümbritsevaid energiaid.
et millised energiat siis seda veel omakorda ümbritsevad ja lõpus võtan ühe kristalliinglite oraaklikaarti ka, et äkki on kellegi sõnum seal peidus. Aga tegemist on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, jäta teised sõnumid teistele. Et ära vägisi proovi sobituda, nii lõvid. Aga võtame esimese kaardi, peamine energia, millest siis lugemine hetkel lähtub. Nii, müntide 4, huvitav. No müntide 4 siin on, sellel kaardil on sellist kulda ja karda palju. Aga see on energia, kus see on minu jaoks tihti natukene lukus energia. Samas see võib viidata ka soovile või vajadusele kuidagi eriti materiaalse poole pealt tulevikku planeerida. Et on oluline, et mul oleks vajalikud vahendid ja see on, et see kutsub alati kokku hoidma, aga see kaart näitab ka seda, et vältida tuleks nagu liialt materiaalset klammerdumist. Et mitte ainult fookus materiaalsele lisada, vaid ikkagi endale lubada, et isegi kui on väga kitsas, siis leida neid võimalusi, kuidas lubada. Kuidagi on mul vaja turvalisust, et ma müntide 4 puhul tunnen alati, see on seisev energia. Ja rahal ju ei meeldi, on ju seista ka, et sa ei saa nagu seda kinni hoida. Aga see on seisev energia. Vahel see võib näidata, et ma ei luba mingisuguseid naudinguid endale. Et võib-olla lähtun väga sellisest et keelan endale, sellepärast, et võib-olla ongi materiaalselt raske. Aga see võib näidata ka, et kuidagi kas siis lõvi ise või keegi lõvi lähedast kuidagi seotud on selle, ma nagu ei võta riski millegi pärast siin väga. Kuigi lõvid võiks oma temperamendilt võtta ja on riskialdis. Aga siin on mingisugune millegi osas ma ei taha võtta riski, sest mul on nagu teadmatus. Võib-olla nagu hirm teadmatuse ees. Kuidagi väga vajadus stabiilsuse järele, turvalisuse järele. See ei ole avatud energia, et see võib näidata ka, et kas mina hoian endasse või ma millegi osas või kellegi osas ei saa infot, et miski on minu jaoks lukus või keegi on minu jaoks lukus või ma ise hoian lukus. See on natuke, et hoian distantsi millegi osas. Et kutsub sellist nagu ettevaatlikuks, et mul on vaja, et mul oleks turvaline ja millegiga ma ei riski. Et kui lõvi muidu võib olla väga, väga rõõmsamene ja väga ka selline riskialdis, siis siin on midagi, mille osas ma tahan, et see oleks paigas ja see oleks kindel ja selle osas ma ei riski. Siin võib olla ka, et justkui millegi osas on uks kinni, kas mina sulgen ukse või keegi teine, kus ma ei saa ligi. Et nagu millegi osas ei lasta. See on minu selline energia. Seda ma kaitsen, seda ma hoian. Nii, aga võtame siia ühe kaarti ettepoole. Müntide rüütel. Müntide rüütel, hästi praktiline. Siin on praegu müntid mängus, võib olla tööga seotud. Aga müntide rüütel on kõige aeglasem rüütel. No siin ta ka seisab paigal, ei liigu. Vahel näitab, et kui on suhte teemad, siis rüütel tuleb pakkumisega või pakkumine. Asjad liiguvad aeglaselt. See on see energia, kus ma ootan ja vaatan. Et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Et müntide rüütel on väga usaldusväärne. Et siin on ka, millegi osas on mul vaja igal juhul, ma pean usaldada saama. Et ma võtan pigem rahulikult või siin palutakse, et pigem võtan rahulikult, et oleks kindel. Siin võib ka olla keegi, kes on hästi palju lihtsalt tööle pühendunud. Et pigem tööle kui suhetele võib näidata mündid, materiaalsed. Et see on väga praktiline ja töökas rüütel. Aeglane, aga järjekindel, praktiline ja väga usaldusväärne. Et just kui ma pühendun, ma loon vundamenti, ma loon kindlust, ma loon millegi osas stabiilsust. Mul on väga vaja, et millegi osas oleks väga kindel ja see kuidagi on, see on minu nagu aluskivi või selline alustala.
et tugev vundament, millega osas on mulle oluline, ma olen nõus selle nimel tööd tegema, vaeva nägema või ma teengi. Et hästi selline praktilised energiat, mõtlen läbi kõik asjad, kaalutan läbi, et ma tahan nagu kindla peale minna. Aga jah, selline ka kokkuhoidlik, mõlemad energiat on väga kokkuhoidlikud. Nii, võtame siia ülespoole. Nii, armastajate kaart. Nii, armastajate kaart. No mõnel lõvil võib olla tegemist siis kaksikuga. Siin on kindlasti suhted või siin võib olla ka minu kutsumus. Minu jaoks armastajate kaardid üldiselt näitavad suhteid, inimsuhteid, aga vahel see on ka minu kutsumus, et võib olla midagi, mille poole mind väga tõmbab mingisugune tegevus või karjäär, et midagi, mida ma väga, väga tahaksin, mida ma tunnen, et see on midagi minu jaoks. Armastajate kaart, no armastajate kaart näitab väga tihti valikuid, et tuleb langetada millegi osas otsus. Kas ma soovin selle kellegiga näiteks edasi minna või selle projekti või millegiga edasi minna. Aga siin on ka sügav usaldus ja selle osas on nagu lõvi millegipärast pisut ettevaatlik. Ja siin on see julgus langetada kaitse. Et julgus olla haavatav tegelikult. Et pigem ma hoian midagi lukus, hoian midagi kaitses, et kaitsen. Aga armastajad on energia, kus on kindlasti siis ka selline harmoonia ja näitab hästi tihti ka muidugi sellist romantilist armastust ja armumist, aga samas ka mingisugust liitu või sõprust või pühendumust enda kutsumusele, et seda ka hästi tihti näitab. Aga see on, et kas ma luban endale armastust, see on alati valiku koht, kas ma ise luban endale, kas ma olen valmis selleks. Kuidagi see võib näidata ka hingesugulust ja pühendumist, vabatahtlikult millelegi või kellegile. Aga alati on see valik, mul peab olema valik ja vaba tahe. Ma ise tahan liitu kellegiga astuda. Aga võib olla väga sügavad, väga tugevad tunded. Aga millegipärast ma tunnen, et lõvi pigem võtaks või peaks võtma rahulikult, sest midagi on teinud nagu ettevaatlikuks. Usalduse. Ma tunnen siin praegu hästi palju. Mul on vaja kindlust ja usaldust. Nii, aga vaatame veel. Ma võtan siia müntide 4 alla ühe kaardi. Pühendumine, sõnnienergia, tugevad energiad, paavsti kaart, et mõnel lõvil siis võib olla tegemist sõnniga, aga see on pühendumine, traditsioonid, ka andestamine. Paavst, soovin olla ise ka parem versioon endast. Paavst, usu taastumine millessegi, et ma tunnen, et siin on, mul peab olema kindel ja turvaline, aga usu taastumine. Mõistmist on vaja võib-olla mingis olukorras. Võib-olla on ka kuidagi ruumi millekskiks uueks. Selline tark energia. Võib olla vajadus ka kedagi, see on selline õpetlase energia. Paavst võib viidata sellisele nõuandjale, autoriteedile, keda kuulatakse nõuannetele. Aga see on ka tihti näitab sellist tõe otsimist, endas usu taastamist. Siin on kõik pärilikkus ja traditsioonid ja teadmised ja tarkused selles energias. See võib näidata millegi mõistmist. Siin on ka millegile pühendumine või kellelegi. Oma tee leidmine, võib-olla andestamine, mõistmine. See on energia, kus paavsti puhul, see on see andestamine, on ju, annan patud andeks. See on energia, kus vahel on see tunne, mul tekib, et inimesed on meid alt vedanud, aga me suudame säilitada selle inimlikkuse, edasi liikuda, andestada, et kuidagi
enda jaoks andestada, et ma ise saan siit edasi liikuda. aga siin on kindlasti, millega osas on mul, midagi on nagu minu jaoks püha. Millega osas ma nagu ei, need on minu raamid, see on minu traditsioonid, millega osas peab olema kindlus ja stabiilsus, millega osas ma nagu ei kauple, kuidagi selline tunne on. Et aga ma proovin olla mõistlik, ma peaksin proovima olla jah, hästi selline mõistlik, andestav. Otsin vastust võib-olla millelegi, võib ka olla. Igal juhul ma tunnen alati paavst, kui paavsti kaart tuleb lauda, siis universum on minuga, et selline energia, et mind kuuldakse, isegi kui ma ise ei taju seda, et mind suunatakse õigele teele, et mul on nagu olemas see seljatagune. Et nii, aga vaatame ühe kaardi siia veel lõvile. Ilusad kaardid ja mündid on mängus. No mündid on minu jaoks väga turvalised, stabiilsed kaardid, võivad, küllus, jõukus, materialism on ju siin, aga suhetes ka, kui midagi püsivat, midagi kindlat, midagi stabiilset, võib ka tervise osas samuti, need on ilusad kaardid siin, positiivsed energiat ja siin on müntide poiss, et pakkumine, on ka müntide rüütel, on ju, et jälle väga lojaalsed, et siin on see lojaalsus, ustavus hästi oluline. Järjekindlus ja väga järjekindlalt eesmärkidele, just kui ma olen väga eesmärgile orienteeritud, siin keegi võib tulla pakkumisega. Et see võib olla karjääri pakkumine, see võib olla suhte pakkumine. Ja siin on justkui väga suured unistused tegelikult millegi osas. Aga see vajab, liigun võib-olla väikestes sammudes oma unistuste poole, et siin ei ole selliseid suuri hüppeid, et pigem väga rahulik ja isegi seisev energia võib-olla on tunda, et millegi osas üldse asjad ei liigu. Et see on selline paigalseisu energia, kus see energia on paigal suhteliselt, aga siin on pakkumine, siin minu jaoks siin tuleviku positsiooni on pakkumine võimalus ja müntide poiss on hästi lojaalne, ustav energia. Siin on, samas on ka ambitsioonikust. On võimalik luua midagi püsivat, kindlat, võib-olla materiaalset, midagi kuidagi paraneb, aga mitte suurte hüpetega, vaid väga kindlalt liigun eesmärgi poole väikeste sammudega. Nii, aga võtame siit ühe kristalliingli kaardi ka, vaatame, milline sõnum sealt tuleb, äkki mõne lõvi sõnum on just siin peidus, et loen lihtsalt selle kaardi ette, mis siin kirjas on. Nii, lõvile. Nii, Moldaviit on siin ja selle märksõna on ebatavalisus. Sinu unikaalsed omadused on oluline osa su elu eesmärgist. On normaalne end tunda teistest erinevalt ja olla teistest erinev. Et justkui julge erineda, et kõik on hästi. Ebatavalisus on justkui hea asi, ole eriline. Aga sellised sõnumid lõvid teile seekord suur aitäh, et kuulasid. Nii, aga jätkame hamburitega. Võtan kohe uued kaardid hamburite jaoks. Nii, vaatame, milliseid energiaid siis, et võtame ühe peamise energia ja milliseid energiaid siis see peamine energia veel teda ümbritsevad energiat võtame ka. Tegemist on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele, et ära vägisi proovi sobituda. Nii, ja lõpus võtan ühe kristalliingli kaardi ka, et äkki mõne hamburi sõnum on just seal. Hamburid. Peamine energia, millest me siis sellel lugemisel lähtume. Armastajate kaart. Suhete teema või kutsumus millegi poole, pühenduda millelegi kellegile, peamine sõnum. Mõnel hamburil võib olla tegemist siis kaksikuga. Mul on kaardipaki all veel karikate rüütel. No kõige romantilisem rüütel.
armastajate kaart, no armastajate kaart on valikute energia. See on selline soov pühenduda energia. Aga ma ei tohi selles iseennast ära unustada, et siin on soov pühenduda millelegi, aga kuidagi selline energia, no tihti näitab muidugi romantilist energiat, et suhete energiat, armastajate kaart. Aga see võib näidata jah, minu jaoks ka midagi, mille poole mind nagu tõmbab, et kas karjääri mõistes või mõni tegevus, mõni hobi, mis iganes. See on valikute koht ja see võib olla ka minu kutsumus, et midagi just, kui ma tunnen, et midagi on minu jaoks või keegi on siis minu jaoks. Et armastajad on valikute kaart, samas siin on sellisest harmooniast, midagi, mis mind rõõmustaks. No see võib olla armastus, see võib olla romantika, armumine, võib olla lihtsalt sõprus või mingisugune liit. Et millega osas midagi, kas ma olen valmis endale seda lubama, on see minu jaoks armastajate kaart, sest julgus siis langetada see valik, julgus langetada kellegi eest kaitse, julgus pühendudes kuidagi midagi muuta, võib-olla enda tegevuses või sest see alati, kui ma nagu kirega millelegi pühendun, kellelegi pühendun, siis seal on oht alati haiget saada. Sest ma annan tükikese oma südamest siit, see on selline energia, kus ma siin on väga hingesugulase energia. Et nagu ma tahan millelegi või kellegile väga pühenduda, vabatahtlikult. Et minus on tegelikult tohutu potentsiaal. Tohutu ja ma näen siin ka, kas ma ootan pakkumist või siis ma ise olen valmis pakkuma, igal juhul see on selline hästi tunnete, mul on nagu, minu süda on avatud, selline energia, et minu süda on avatud, et ei ole süda, ei ole lukus. Ja see peab olema vaba valik, et ma ei sunni kedagi. Nii, aga vaatame siia ettepoole ühe energia. Tuleb, on ju, kui palju segasin, seesama rüütel tuli välja, kes meil kaardipaki all ootas. See on samamoodi, hästi diplomaatiline energia, ei sunni midagi. Kõige romantilisem energia on karikate rüütel, on muidugi. See on energia, mis ütleb minu jaoks, ma olen oma tunnetega ühenduses, et klassikaliselt on romantiline energia, võib näidata mõnda väga empaatilist, inimest või ma ise, ma olen väga empaatiline, ma olen tundlik, ma olen enda tunnetes väga teadlik. See võib olla keegi, kes tajub ka väga lihtsalt teiste tujusid emotsioone. Aga see on soov järgida oma südame kutsumust, oma südame häält. Mitte mõistuse häält, siin on tunded, siin on emotsioonid. Et ma nagu selline energia, kus parem on elada ju nendes unistustes ja kui hirmudes. Et kuidagi valmisolek. Siin võib näidata mõnda pakkumist, millest on võib-olla raske loobuda, sest see tundub midagi väga ahvatlevat minu jaoks. Siin on tunne, et miski või keegi ongi minu saatus, et see on minu jaoks või ma väga ootan seda oma saatust, seda valget. See võib näidata ka vahele, et millegi või kellegi osas tuleb midagi lihtsamalt, kui ma arvasin, just kui see tuleb minu jaoks nii loomulikult. Et tundub, et liiga hea, et tõsi olla. Et siis tekib selline tunne, et äkki on kergelt tulnud, kergelt läinud ka, vahel on selline energia, see ei tähenda, see on tunne. Aga siin on sellist kirglikkust, atraktiivsust, emotsioonid, pakkumine, kas ma ootan. Aga kuidagi suhete teema väga tugevalt ja väga tundlikud energiat. Et läheb mulle väga südamesse, läheb mulle väga korda see. Nii, võtame siia ülespoole ühe energia. Tugevuse kaart, kannatlikkus. Võib olla, jälle, võib näidata
mõnel hamburil lõvi, väga tuline energia sobib hamburile ka, aga see võib näidata mingisugust olukorda. Minu jaoks alati tugevuse energia on kannatlikkus. Et võimalik, et ma olen juba pidanud olema ja ootama millegi osas olema väga kannatlik ja siin tekib selline, et nii raske on vahel enda emotsioone kontrollida. Et sest, aga ma saan ainult heaga, ma proovin säilitada selle tasakaalukuse, tugevuse, jõu, energia. See näitab tugevuse kaart, et tea, et sa oled tugevam, kui sa arvad. Ei lähe lati alt. Minu jaoks lõvi alati on väga enesekindel kaart ja see ütleb, et sellist, see on enda soovide poole liikumine, et väljakutsetele püstipäiv vastu minemine. Aga ma ei saa midagi tagant sundida. Ma pean lihtsalt olema kannatlik ja ma pean proovima oma emotsioone taltsutada. Et siin võib olla, et kannatus hakkab millegi osast katkema. Selles kaardis on selline energia. Aga siin ei tohi, ma ei saa nagu liialt domineerida, ma ei saa liialt survestada midagi või kedagi. Et siin on kannatlikkus. Aga see on väga tervendav energia. See on võime ka teisi tervendada. See on võib-olla midagi, mida ma ootan või miski, kuhu ma panustan, see on justkui mina saan midagi anda. Minus on mingisugune tugevus. See minu tugi võib kellegile, et kui see on paari suhtes, liidu suhtes, siis justkui minu tugi on tegelikult väga oluline kellegi jaoks, et see on nagu tervendav jõud. Või siis millelegi, mida ma pühendan, nagu kuidagi mul on mida anda. Ma tunnen siit väga seda, et mul on midagi, minus on see jõud ja tugevus, aga tuleb väljakutsetega tugevuse kaart väga hästi toime ja läheb väljakutsetele kindlasti püstipäi vastu, et takistusi võib olla, aga takistusi tuleb ületada rahulikult. Siin on sisemise jõu energia. Samas on minus millegi osas selline, ma ei tea, see on sellise süütu lihtsuse, puhtuse energia ka. Siin on kaastunnet alati selles kaardis. Leebe mõjutamine, kannatlikkus. Teiste tervendaja energia, et väga tugev energia. Toetan. Nii, vaatame siia alla ka ühe kaarti. Armastajate kaarti alla ka ühe kaarti. Mõõkade kuninganna. No huvitav. Mõõkade kuninganna väga mõõkasi hamburiga ma ise hamburina ei tunne ennast mõõkade kuninganna väga, aga vahest ikka. Et see on, kui mul on eesmärk, mõõkade kuninganna on väga sihikindel ja valmis kaitsma seda ja neid, kes on talle olulised. Mõõkade kuninganna teab täpselt, kuhu ta tahab jõuda, mis on tema siht. Väga otsekohene energia, hea suhtleja kaart. Hästi on vaja millegi osas selgelt ja ausalt läbirääkimisi pidada. Faktide põhised, mitte tunnete. Siin igal pool on tunded. Siin võib olla seotud hoopis kellegi teisega, et siin on väga emotsionaalne siin võib olla keegi, kes väga teravalt ka ütleb. Ja vahel ma tunnen, et mõõkade kuninganna võib öelda väga teravalt, et see teeb mulle haiget. Kuidagi väga külm või jäik on see energia, et sellepärast ma vahel tunnen, et see on sellised asjaajajate energia, kes ütleb, no näiteks arstid, et ma ütlen faktid nii nagu on, ilma tunneteta, et seis on nüüd selline. Et siin on ka selline energia, et see on hästi analüütiline energia, et jah, see on puhta südamega öeldud väga ausalt, sest see on mõõkade kuninganna arusaam millestkist. Et ta siiralt usub sellesse, mida ta ütleb, aga ta alati mõõkade kuninganna ei taju, kuidas sõnad näiteks võivad mõjutada. Kuidas sõnad võivad, et alati tunnen, et saaks võib-olla kuidagi pehmemalt midagi ajada. Et tuleb mõelda, kas hambur peab oma keelt natuke hammaste tagant hoidma, et proovime öelda, või siin on keegi, kes kuidagi teravalt suskab. Et natuke jääb see taktitunnet siia,
aga siin on vaja suhelda ja siin on vaja suhelda ja siin juhindutakse väga mõistuse häälest. Aga mingid asjad on, vot need asjad on vaja korda teha, et siin ei saa tundeid mängus olla, millega osas, sest siin on väga palju tundeid, aga samas siin on ka võib-olla seda asjaajamise poolt, vaid peab mõistusega mingeid asju võtma, et ei saa ainult tunnete peal olla, et siin võib olla asja suhtlemine, asjaajamine, kui on siht, siis ma pean kõrvaldama ka takistused, sest ma pean seisma millegi eest, ma pean seisma oma lähedaste eest näiteks või enda soovide ja vajaduste eest. Ja siis ma pean suutma öelda ei, midagi ära lõikama, et see võib ka niipidi olla. Kuidagi on see kuninganna siin mängus, kas siis hamburi vastu või hamburi poolt on ju, kuidapidi. Nii, aga vaatame, võtame siia ühe, et see ei ole halb see kuninganna, et ta lihtsalt tõesti, tema teab, ta seisab, et see on tema nägemus asjadest. Et vahel tuleb otse ja karmilt ka öelda. Nii, samas siin on ju see kannatlikkus, proovi heaga, ära mine teravaks. Vaatame. Kuukaart, saladused. Kuukaart, saladused. Võib millegi püsiva osas olla, siin on müntide kuninganna all. Kuhu panustada? No kuu, no maagiline kaart, ega siis kuu on miski või keegi, millegi osas võib-olla, mille osas ma vastuseid otsin, siis siin on plokid ees. Ma ei näe väga selgelt, ma ei mõista, ma ei tea, et siin on miski või keegi, mille osas mul ei, kuidagi on raske fookust koondada. Et isegi kui ma proovin milleskist või kelleskist väga aru saada, siis kuu puhul on mul kas vähe infot või ma ei mõista või me räägime üksteisest mööda või see olukord on mulle ebaselge, kuhu see siis viib. Siin on kahe näoga on ju keegi. Et siin võib olla, keegi ajab mind segadusse või mingi olukord ajab mind segadusse, et ma ei tea, kuhu poole. Et justkui ma ei ole millegi osas ühel lainel ja see ei tähenda, et keegi on kahepalgeline. Et see ei pea seda tähendama. Lihtsalt kuu energias ma ütlen ühte, aga teine mõistab seda teisiti või kuidagi selline energia on. Et see ei tähenda, et ma lihtsalt saan aru võib-olla või minust on saadud aru valesti või kuidagi olukord, kus ei ole nagu selgust, kuhu see tee viib või kuhu see situatsioon viib. See hirmutab vahest. Kuu on selline saladuste vaikuse kaart, kus võib-olla ei saa kõike välja rääkida. Kuu tekitab jah selliseid hirme, sest on teadmatus millegi osas. Natuke hirmutav on mingisugune teekond on minu jaoks natuke hirmutav. Ja vahest need hirmud ei lase asju selgelt näha. Et lihtsalt millegi osas võib-olla tuleb nagu, siin on, et võib-olla kuu näitab alati, et tsüklid on ju, et see läheb mööda. Et kui ollakse selline, et ma ei saa praegu sellest olukorrast aru, siis kuu näitab, et see on ajutine, et varsti selgub, kuu tuleb välja ja sa mõistad ja sa näed. Et aga millegi osas on võib-olla küsimusi, millele mul ei ole veel vastuseid. Nii, aga vaatame, võtame ühe kristalliingli kaardi ka, vaatame, mida tema ütleb. Et ma loen siit lihtsalt maha. Kontrolli vajadus. Kasuta Jumal antud jõudu ja väge. Selle asemel, et karta, et teised võivad püüda sind kontrollida. Et siin on millegile, et sa ei saa kõike kontrollida. Lihtsalt lase minna. Usu, et kõik läheb hästi. Et võib-olla on hirm ka millegi osas kontrolli käest anda. Või kellelegi anda, on ju valikud, usalda. Et võib olla vahel väga raske usaldada, et selline tunne võib tekkida, et jah, et teised püüavad mind võib-olla siis mind kontrollida või mind kuidagi tõmmata, et justkui loob, usalda, vaata, kuidas asjad lähevad. Et no kuu on ka, kõik on tsüklid, kogu aeg muutub. Aga sellised energiad, seekord hambur sulle suur-suur aitäh, et kuulasid.